Tervist, kallis kuulaja. On taas kord au olla siin mikrofoni taga ja heietada pisut selle rahvusvahelise õiguse teemadel. Me oleme siia kokku rääkinud, või mina olen rääkinud, teie olete loodetavasti üritanud samal lainel püsida selle soigumisega. Oleme rääkinud rahvusvahelise õiguse ideest, oleme rääkinud natuke subjektidest, natukene ka allikatest. Mainitud on vaidluse ahendamise viise ja isegi vastutusest on räägitud. Ja eks selle vastutusega ole rahvusvahelisel tasandil umbes sama lugu, mis temaga siseriiklikus õiguseski on, et maksiim õigus võrdub kohustus ei ole alati kõigile võib-olla kõige rõõmsam tõdemus, et tahaks ju ikkagi asju teha maailmas, aga oleks ülinupsik, kui keegi teine nagu vajadusel löögi enda peale võtaks. Aga rahvusvahelises õiguses on sellega nüüd see lugu, et nagu vastutuse juures sai räägitud, siis kuna rahvusvaheline õigus üldiselt eksisteerib otseselt riikide tahtest lähtuvalt ja kui nad tahavad, siis ta kehtib ja kui nad ei taha, siis ta ei kehti. See ülekandmine subjektidele ja nendega kaasnevatele asjadele ja esemetele ja objektidele on selline kohati protseduuriliselt keerukam ettevõtmine puhtalt sellepärast, et rahvusvahelise õiguse vastutuse aluseks on siiski mitte lihtsalt õigusrikkumise või keelatud teo või tegevusetuse eksisteerimine, vaid küsimus ikkagi sellest, et kas seda tegu või tegevusetust saaks omistada rahvusvahelise õiguse subjektile, olgu selleks siis riik või mõni muu riigi poolt delegeeritud õiguste kandja. Aga siin tulebki see meeldetuletuseks, mõni võiks öelda, et kurikuulus rahvusvahelise kohtu Nicaragua kohtulahendi topelttestmängu, kus kohus jõudis põhjapanevalt huvitavale järeldusele, et ei piisa ainuüksi sellest, et me ütleme, et tegu kui selline on õigusvastane või mitte kooskõlas kehtiva õigusega. Ta võib näiteks olla õigusriive, aga mitte täielik õigusrikkuja. Aga üks asi on näidata, et tegu on õigusvastase teoga, hoopis teine asi on ära näidata, et riigil kui subjektil on kohustus sellest riivest või õiguse rikkumisest hoiduda. Ja teine palju olulisem aspekt on see, et riigil puudub järjepidev kontroll selle tegevuse või tegevusetuse üle, mis võiks siis rahvusvahelise õiguse mõistes väljenduda kui õigusvastane tegu. Mida see inimese keeles siis tähendab, on see, et seal Nicaragua kaasuses neile, kes ei ole võib-olla nii aldid süvenema Haagi hagemistesse, oli küsimus iseenesest tänapäeval taaskord väga praktiline, ma arvan, on kogu aeg praktiline, et kas Nicaragua territooriumil kinni peetud isikud, kellele Nicaragua siis relvajõud esitasid muuhulgas süüdistuse Nicaragua valitsuse vastu võitlevate organiseeritud relvastatud gruppide toetamises ja treenimises ning ka rahastamises on seotud Ameerika Ühendriikidega ja see seos tulenes sellest, et härrade isiklike asjade hulgast leiti teatud kogus reisidokumente ja passe, mis muuhulgas olid ka Ameerika Ühendriikide passid. Ehk siis Nicaragua relvajõududel oli põhjust arvata, ja seda nad ka ütlesid ja nad ka arvasid, sest arvamusfestival ei olnud veel alanud, aga ütleme niimoodi, et idu oli idanemas. Nad leidsid, et tegu on Ameerika Ühendriikide luure keskagentuuri
poolt Nicaragua territooriumile lähetatud isikutega, kellele siis oli antud muuhulgas kaasa tsipapappi, nagu ütlevad progressiivsed Kesk-Eesti gangstaräpparid ja eesmärgiks oli siis treenida kontrate ehk siis valitsusvastaste vägede liikumist. Ja noh, ütleme siis nii, et Ameerika Ühendriigid muidugi väitsid, et nemad ei tea mitte midagi. Pole kuulnud. Pole näinud ja nende argument oli selles mõttes huvitav, et Nicaragua kaasuse puhul muidugi on siin kõrvalepõikena protseduuriliselt oluline märkida, et tegu on omamoodi huvitava kohtulahendiga rahvusvahelise kohtu ajal, sest seal menetlust kui sellist protseduuriliselt ei toimunud, nimelt Ameerika Ühendriikide esindajad ilmusid kohtusse ainult ühe korra avaistungile, kus nad lugesid ette deklaratsiooni, milles nad põhimõtteliselt keeldusid selles kohtumenetluses osalemast, kuna nad leidsid, et rahvusvahelisel kohtul puudub jurisdiktsioon, eks nad ei tunnustanud kohtualluvust ja nad ei näinud mingit põhjust protsessiga edasi minna, kuigi rahvusvaheline kohus oli otsustanud asja menetlusse võtta. Ja tehniliselt oli seal ka selline huvitav olukord, et omavahel pidid menetluse ajaks toolid ära vahetama kohtupresident ja kohtu asepresident, sest toonane kohtupresident oli Ameerika Ühendriikide kodakondne härra Stefan Schwebel ja reeglid näevad ette, et kui sinu kodakondne või sulle kodakondsuse andnud riik, sinu emamaa, isamaa, maamaa on nii-öelda siis osapool, siis sa ei saa presideerida, sest et presidendil on otsustav hääl, kui peaks minema suurepäraseks viigiks 7-7, ehk siis otsustava hääle emmale kummale poolele, siis annab kohtu eesistuja. Ja ütleme niimoodi, et kui kellelgi nagu tekiks protseduuriline huvi, siis mina isiklikult leian, et selle kaasuse üks huvitavamaid selliseid aspekte on selles, et minu tagasihoidlikul arvamusel professor Schwebel ja kohtunik Schwebel toona siis läks kohtukolleegiumi liikmena nõka liiga kaugele selles mõttes, et ta oli väga aktiivne Ameerika Ühendriikide positsiooni kaitsja paneelis. Et Ameerika Ühendriigid ise ei osalenud, aga neil põhimõtteliselt tagantjärgi vaadates polnud ka väga vahet, kas nad olid kohal või mitte, sest et kohtunik Schwebel põhimõtteliselt tegi nende kaitsemeeskonna töö ära. Ja nüüd minul isiklikult tekib siin see küsitavus, et kas see ikkagi on päris see, midagi õigusmõistja peaks tegelema selles suhtes, et protseduuriliselt ei takista mitte miski menetluse osapoolel mitte osaleda selles suhtes kohtuistungil, et siin oleks siis tulnud pigem arutleda sellele, et kas saab nii-öelda menetlust jätkata ilma ühe osapoole kohalolekuta. Aga kindlasti minu arvates ei tähenda see seda, et kohtunik peaks hakkama siis nii-öelda advokaadiks samal ajal, et siin menetluslikult see võib olla kõige paslikum tegevus ei ole, aga see muidugi takistanud kohtul otsust langetamast nii hästi valvasti, kui nad seda tegid, ja siis formuleerimast seda otsese kontrolli doktriini, direct effect doctrine, nagu seda kutsutakse rahvusvahelise õiguse erialases kirjanduses. Ehk siis, et on topelttest veel kord, et mitte lihtsalt küsimus sellest, et kas tegu saab omistada riigile või riigi esindajale, et antud juhul oli see ka nagu nii-öelda vaidluse all, et kas need isikud, kes kinni peeti, on Ameerika Ühendriikidega seotud. Et sealt tuleb see testi see teine pool, et isegi kui me saame mõistlikult eeldada, et tegu on riigi esindajatega või nii-öelda riigi nimel tegutsevate isikutega, see on ka natuke selline eraldi kategooria, et sa võid olla ju riigi esindajaga, näiteks diplomaatilises ja konsulaarõiguses on ikkagi see küsimus ka eraldi konventsioonides lahti kirjutatud, et nagu mis piirini üks või teine ametikoht või isik, siis, kes seda ametit omab, riigi nimel mingeid tegevusi teha saab.
siin oli kohta jaoks palju suurem küsimus selles, et isegi kui need härrased, kes seal kinni peeti, on Ameerika Ühendriikide kodakondsed ja läbi selle tehniliselt siis nii-öelda riigi esindajad, siis palju olulisem on see, et kohtu jaoks küsimus oli selles, et kas riigil puudus järjepidev võimekus kontrollida seda, mida nad teevad. Ehk siis kohus põhimõtteliselt leidis seda, et kui nüüd see asi ümber pöörata, et kui me tahame väita, et riik vastutab, siis me peame suutma ära näidata, et riigil oli 24/7, 365 võimalus igal hetkel sekkuda ja öelda ei. Kuidas see täpsemalt tehniliselt välja peaks nägema, eks ole, selles mõttes tänapäeva praktikas nagu ma eeldaks riigiti erinev. Nende samad Ameerika Ühendriikide puhul näiteks on Valges Majas, see on siiamaani alles, kuigi see pool tiib on maha võetud, sest palliruumi on vaja, nagu me teame, ja kindlasti kui meie kuulajate hulgas on vabavõitluse austajaid, siis elame kõik aktiivselt kaasa peagi Valge Maja hoovis aset leidvale esimesele UFC võitlusõhtule, sest kus mujal, väga prestiižne kakelung presidendi palee hoovis, siit minu kiire üleskutse Eesti Vabariigi presidendile, et meil teil seal härra president lossi taga on see kunstimuuseum, kus on ka see ilus vabaõhuala, kus te muidu Roosiaias inimesi vastu võtate, et teeks ka väikse sellise nagu molliringid demokraatia eest või midagi ürituse, et siin rääkija oleks väga selle poolt ja toetaks ja me oleksime jällegi sammu lähemal meie unistuste maale Ameerikale. Aitäh kuulamast ja tähelepanu eest selles aspektis, aga Ameerika Ühendriikides on selline koht nagu war room, sõjaruum, väidetavalt juba härra Lincolni presidendi ajast, siis oli seal lihtsalt laud ja telegraafi aparaat, mille taga Abraham väidetavalt olla muhedalt kvaliteetaega veetnud ja seal inimestele sõnumeid saatnud, sest ta oli väga pop ja progressiivne president ja oskas morsekoodi, et tehke järge või makske kinni ja samas temasuguselt pikal kutil, ma arvan, ta terve elu kuulas seda nalja selle kohta, et üks paras telegraafi post on, et miks mitte siis ära õppida. Tänapäeval on seal War Roomis piisavalt hea tehnoloogia, kust Ameerika Ühendriikide president ja tema sõjakabinet saavad reaalajas näiteks jälgida Ameerika Ühendriikide SOC ehk Special Operations Command erivägede keskjuhatuse operatsioone. Nii et selles mõttes võib öelda, et ameeriklased ise on väga aktiivselt panustanud sellesse, et täita kõiki neid kriteeriume, mis Nicaragua lahend nende vastu siis paika pani. Ehk siis teisipidi, kui seal on 24/7 võimalus osaleda või sa saad otse ülekannet vaadata sellest, kuidas vaprad meedia naised oma riigiteenistuses ohtlikke ülesandeid täidavad, siis on mõistlik väita, et sul on võimalus ka sekkuda, kui sa peaksid tahtma. Teisipidi mõnes riigis arvatavasti sellist tehnoloogilist võimekust ei ole ja siis tuleb pigem mängu see, et kas me saame rääkida siis täiest vastutusest, kui riik võib-olla isegi lükkas lumepalli veerema, aga ei saa seda peatada. Ja siin üks selline olulisem erand on rahvusvahelises karistusõiguses, kus endise Jugoslaavia eritribunali apellatsioonikoja esimeses lahendis Tadići kaasuses püstitati vastudoktriin, ehk siis Jugoslaavia tribunal pööras Nicaragua doktriini omamoodi pea peale ja otsese kontrolli doktriinis sai üleüldise kontrolli doktriin, kus Tadići kaasuses siis kohtunikud jõudsid põhjapanevale järeldusele, et karistusõiguses oleks selline seostamine liiast, kuigi ma arvan, et siin karistusõiguse spetsialistid jääksid eriarvamusele, eriti hetkel meie riigis laineid lööva karistusseadustiku muudatuse valguses niinimetatud nõusoleku seadus. Mina ei oska siin muud midagi öelda, kui keegi tõesti on nii paanikas, et kas tal iga kord on nõusolek olnud, siis ma saan sellest murest tegelikult ei saa. Et äkki peaks siis korra ümber mõtestama selle, kuidas me partnerilt nõusolekut küsime, aga las see jääda siis õiguskorüfeede lahendada ja ma elan, nagu öeldakse, offside'ist kaasa ja vaatan,
kaugele siis nende stsenaariumitega jõutakse. Aga kui ma tahtsin jõuda sellega on see, et Tadiči kaasuses operatsioonikoda jõudis järeldusele, et piisab niinimetatud üleüldisest kontrollist, et seal muuhulgas härra Tadiči kaitsjad väitsid, et et härra Tadiči tegevus ei ole kuidagi seotud Jugoslaavia presidendi administratsiooni ja Jugoslaavias lokkava kodusõjaga, ehk siis täpsemini riikliku plaaniga selle kodusõja võitmiseks, et tegu on oma algatusliku vastupanu liikumisega. Härra Tadič oli seksuaalsadistist karatetreener, see ei ole nagu töö eeldus, aga kuidagi niimoodi kukkus välja, et ta oli selline suhteliselt oma vägivaldseid emotsioone siis teiste peal välja elav mees väidetavalt. Mis mõni võiks öelda tänapäeval äkki on nagu, kuidagi tundub olevat väike tendents treenerluses, aga härra Tadič asutas vastupanu liikumise nimega Tiigrid, sest ta on karm vend, see oli tema karateklubi nimi ka. Ja tema juhtimisel siis härrat läksid Isamaad vabastama ja lõpuks, kui ta kohtu alla anti, siis teda muuhulgas süüdistati organiseeritud sõjategevuses osalemisest, tema muidugi väitis, et polnud seal mingit organiseeritust, et lihtsalt nagu selline militaarõiguslikult võib-olla oleks siin võrdlus, mida nad üritasid tuua ja millel nad proovisid rõhuda on see, et rahvusvahelise relvakonflikti õiguses eksisteerib selline kontseptsioon nagu Leven mass ehk siis kogumis vastu hakkamine, grupiviisiline vastupanu, et mida siis nagu illustreeritakse enamasti läbi selle, et kõik, kes said, et külas haarasid hangud ja relvad, et nii-öelda vainlasele vastu hakata. Et siin härra Tadič üritas sama väita, et neil polnud mingit organiseerumist, nad lihtsalt nagu kodumaa nimel läksid ja võitlesid vaenlasega. Ja juhtus asju, koledaid asju, aga see on sõda on põrgu. Ja Jugoslaavia tribunal seal leidis, et põrgu võib ta ju olla, aga päris kõike ka nagu teha ei saa ja postuleerisid üleüldise kontrolli doktriini, kus nad ütlesid, et siin on nüüd küsimus sellest, kas riigil on 24/7 3665 võimalik sinu tegevust peatada, vaid et nende arvates piisas sellest, et tegevus panustas üldise eesmärgi saavutamisse. Ehk siis langes kokku riigi üldise poliitikaga ja tegevustega ja sellest tulenevalt siis on piisavalt tõendeid selle jaoks, et öelda, et härra Tadič peaks vastutama selle eest, mis nagu mujal ka ja tema väed korda saatsid, sest tema ennast ühesõnaga ametlikuks komandöriks ka ei pidanud, ehk siis seal oli keerukus selle ülema vastutuse rakendamisega, kuna tegu ei olnud ametliku armee teenistujaga, vaid lihtsalt nii-öelda oma algatusliku gängiga. Punt inimesi lihtsalt otsustas, et kuna kõik teised sõdivad, et me oleme nii kõvad vennad, et lähme ka sõdima. Ja tegelikult tekkis selline paramilitaarne üksus, kelle huvid langesid teatud ametlike militaarüksuste huvidega kokku. Aga selle Jugoslaavia tribunali otsuse puhul on oluline minu arvates ära märkida ka seda, et selle sama lahendi lisana on toonane apellatsioonikoja liige kohtunik Mohammad Shahabuddin kirjutanud sellise 2 leheküljelise, aga väga tummise, väga sisuka deklaratsiooni lisana sellele, kus ta väga lihtsas inimlikus keeles ja väga selgelt sõnastab ära selle, et tegu on konkreetselt karistusõiguse valdkonda langeva otsusega. Ehk siis ta postuleerib väga selgelt selle, et tribunal ei ürita kuidagi õõnestada eksisteerivat rahvusvahelist praktikat. Sest põhiline kriitika või üks kriitikanooli selle otsuse suhtes on olnud see, et kas te nüüd üritate siis rahvusvahelise kohtu, ja see on muidugi tulnud rahvusvahelist kohtut endalt, otsuseid õõnestada ja seal härra Shahabuddin on otse öelnud, et ei ürita, vaid me lihtsalt loome
pretsedendi konkreetse õigusvaldkonna jaoks ja B, veel olulisem on see, et tegu on selle konkreetse tribunali praktikas kehtiva doktriiniga, mis võib tulevikus leida täpsustamist, muutmist või ümberlükkamist. Ehk siis see lahend ise tuli ajal, kui rahvusvahelises õiguses juba räägiti niinimetatud fragmenteerumisest ehk eesti keele killustumisest. See debatt 90. lõpus alguse rahvusvahelise kohtu toonase presidendi Monsieur Gilbert Guillaume'i pöördumisest ÜRO poole, kus ta oma ühes iga-aastase aastalõpu ülevaates muuhulgas rõhutas, et tekkinud on problemaatiline trend, et ta kartis, et rahvusvahelise kohtu haare on nõrgenemas, et on tekkinud alternatiivid ja tänaseks päevaks on sellest välja kasvanud niinimetatud forum shoppingu idee, mida me oleme siin ka varem maininud, et on tekkinud erinevad konkureerivad vaidluste lahendamise süsteemid rahvusvahelisel tasandil ja see tekitab võimaluse õigussubjektidel otsida endale sobiliku platvormi, millel siis ühte või teist küsimust adresseerida ja sellest on saanud ka osa niinimetatud lawfare'ist ehk õigussõdadest, kus õigusnorme kasutatakse omamoodi relvana teiste subjektide vastu. Aga nüüd, kui ma olen siin mõnedki minutid pühendanud küsimusele sellest, et mis värk selle vastutusega on, siis tegelikult ma tahtsin täna rääkida natuke rohkem rahvusvahelistest lepingutest. Et kui ma allikate juures mainisin, et kõik algab ja lõpeb tänapäeva praktikas vähemalt kokkulepetega rahvusvahelisel tasandil, sest nad kaardistavad eksisteeriva õiguskorra konsensuse, ehk siis kui vaadata teistpidi, siis kaasuvad allikad nagu õigus üldprintsiibid ja tavaõigus ning siis nii-öelda sinna juurde veel riikide kohtupraktika ja kõrgelt kvalifitseeritud publitsistide arvamused. See kõik lõpuks vähemalt minu tagasihoidlikul arvamusel taandub küsimusele sellest, et kas ühel või teisel moel otsustatakse see olemasolev praktika kodifitseerida. Ja siin ma saan jälle nagu katkine kannel tuua näitena, mind on minu eelnevas elus korduvalt kritiseeritud sellest, et mul on mingi fetiš mereõiguse konventsiooniga. Mul ei ole, ma ei saa öelda, et mul fetiš mereõiguse konventsiooniga oleks, aga ma lihtsalt leian, et mereõiguse konventsioon on suurepärane näide, mille juurde minna kogu aeg. Maailma üks enim aega võtnud dokument, vähemalt 20. sajandi mõistes, kindlasti lepingutest, kus on, mille ettevalmistamise dekaadide kohta või kümnendite kohta on kirjutatud raamatuid ja uurimustöid ja kindlasti kirjutatakse veel ja on tehtud loenguid ja nii edasi. Aga ÜRO mereõiguse konventsioon kodifitseeris mitte lihtsalt õigusnormid, mis ühendavad meresõiduga, olgu nad siis kaubanduslikus või territoriaalses või siis nii-öelda avalikus ja eraõiguse mõttes, vaid ta kaasas spetsialiste kaasuvatest, siin ma loen terminoloogiat kaitseväest, seal ei kaasata, seal kaasutakse, see selleks, vaid võttis arvesse erinevate teadusvaldkondade ja nii reaal- kui humanitaar- ja sotsiaalteaduste ideid ja kõige olulisem ka muidugi see, et väljatöötamisel osalesid erinevate riikide, õigusperekondade, regioonide ja nii-öelda maailmavaadete esindajad, mis tõi kaasa maksimaalselt laia paleti, mille pealt või mille põhjal siis nii-öelda lõpptulemust vormistada. Ehk siis enne ÜRO mereõiguse konventsiooni oli suures osas mitte kaubanduslik meresõiduõigus tuginev ikkagi nii-öelda meretavadele ja kaubanduslik meresõiduõigus ja sellega seotuvad vastutuse ja kindlustuse küsimused näiteks kodifitseeriti siis
lähtuvalt lepinguõiguse tavadest. Aga nüüdseks on meil siis ÜRO mereõiguse konventsioon, mis ühendab endas erinevaid praktilisi väljundeid ning on andnud meile võimaluse väita, et tegu on merede koodeksiga, nagu mõned seda kutsuvad. Ehk siis tegu on dokumendiga, mis kindlasti ajas muutub, talle saab väga edukalt rakendada Euroopa Inimõiguste Kohtu praktikast tuntud evolutiivse tõlgendamise doktriini, et evolutsioonilise tõlgendamise doktriini, ehk siis, et nii-öelda leping kui elav instrument, mis siis kogu aeg ajas nii-öelda areneb ja muutub. Muidugi ÜRO mereõiguse konventsiooni puhul peab tõdema seda, et ÜRO mereõiguse tribunal, üks väheseid rahvusvahelisi kohtuinstantse, mis Haagist pääses, tema asub Hamburgis, mõistlik ka merelinn. Nende praktika on nüüd jõudnud ka palju mitmekeelisemaks, sest algusaastatel tegeles ÜRO mereõiguse tribunal hästi kitsalt ühe konkreetse sättega ÜRO mereõiguse konventsioonis, milleks oli laeva ja laevapere kiire vabastamine, mis siis oleks vastukaalu säte niinimetatud laeva arestimise ideele. Ehk siis, et kui ja tänapäeva maailmas, kus siis üritatakse sanktsioneerida ja takistada teatud riigi kaubanduslikku tegevust merel, on see säte kindlasti ka väga oluline, kuigi minu teada ei ole selle sätte alusel veel ÜRO mereõiguse tribunali meie idanaaber pöördunud. Küll aga ta väidetavalt plaanib pöörduda Balti riikide vastu rahvusvahelisesse kohtusse ja otse loomulikult nõuda vähemusrahvuste kaitset ja kõiki muid toredaid asju, aga eks ole näha, kui menetlust alustatakse, siis on millest rohkem rääkida. Ja teine oluline asi rahvusvaheliste lepingutega on nüüd see, et rahvusvahelised lepingud on siis nii-öelda Anglo-Ameerika õigus parleest lähtuvalt rikuvad, kui lähtuda Põhja-Ameerika juurahuumorist. Õigusteaduskonna reeglit number 1. Nad jätavad maha kirjaliku jälje. Vahepeal Põhja-Ameerikas nälja tehakse, et rule number 1 of law school, never commit anything to paper, sest me ei taha kirjalikult taas esitavat tõendmaterjale. Tänapäeval muidugi 24/7, 365 kõik jälgivad meid, me elame omamoodi panoptikonis, kui laenata ideed Jeremy Benthamilt, kelle pea on purgis ühe ülikooli keldris Londonis. Tere tulemast 21. sajandis. Ja keldris on selle pärast, et ühe teise ülikooli tudengid kogu varastasid seda. Kes mida trofeeks võtab, eks ole. Mõni võtab sokid, mõni võtab kringli, mõni võtab teise tüüpi pea. Meil on Tallinnas Tammsaare muuseumis tema vahakuju, aga seal on ikkagi Londoni ülikooli kolledžis on Jeremy Benthami vahakujuga suht kaamelt kõlevärk on, kui sa sinna õhtul sisse astud ja ei tea, et Sir Jeremy seal nagu hängib oma tooli peal, siis võid küll arvata, nõrgem inimene võib arvata, et ta on sattunud omamoodi sellisesse põgenemistuppa. Aga nende lepingutega me vormistame ära ja lepime kokku teatud reeglites, mille tõlgendamise üle me siis kogu lepingutele järgneva aja aktiivselt vaielda saame. Ehk siis praktikas võiks muidugi öelda, et rahvusvahelised kokkulepped on, siin laenates legendaarset Lord McNairilt, ta kunagi nimetas rahvusvahelisi kokkuleppeid rahvusvahelise suhtluse ära ruunatud tööhobusteks, mis on ka tõsi, sest neid on viimaste aastakümnetega ja võib-olla siis eelmise sajandi teisest poolest väga palju juurde tulnud. Ma taaskord kordan oma ideed, et see on minu sisemine uskumus, sellega ei pea nõustuma, aga ma isiklikult arvan, et rahvusvahelise alalise kohtu ja selle järglasele ÜRO rahvusvahelise kohtu rahvaste liigast, ÜRO-sse ühinenud rahvaste organisatsiooni töö on üks põhilisi motivaatoreid lepingute kasvus. Seda juba alates Wimbledoni kaasusest,
mis muide tänapäeval on jälle väga praktilise küsimuse on üleval, Wimbledoni kaasus küll tegeles muuhulgas küsimusega sellest, et kas Venemaale peaks relvi vedama ja ta enamasti küll räägib Kiili kanali kasutamisest ja sellega seonduvatest haldusõiguslikest kohustustest, mis on kodifitseeritud riikide vahel suurepärases kokkuleppes, mille lõpetas esimese maailmasõja. Aga praktikas oli seal ka natuke üllatuslikult küll kohtul ka selline tore seisukoht, kus nad ütlevad ühes paragrahvis hästi sellise nunnu lause, et rahvusvahelise kohustuse võtmine on riigi suveräänsuse ülim väljendus. Et seal Saksamaa, kes muuhulgas väitis, et ega nad väga ei tahtnud seda sai rahuga ühineda, aga nad pandi suht fakti, et kas A või molli, et B-moll on sama karm nagu A-moll, aga tuleb ära, kui ta alla ei kirjuta. Ja rahvusvahelise kogukonna liikmeks jääda sooviv riik ütles, et olgu siis, kui te selle küsimuse niimoodi püstitate, siis parem leping kui B-molli. Ja siis nad üks hetk ka leidsid, et aga kuna Kiili kanal ikkagi nende territooriumil ja suveräänsus ja piiride puutumatus ja kõik need muud ägedad asjad, millest oleks hetkeks juba oli kuuldud, oli räägitud, sõdugi peetud. Siis alaline rahvusvaheline kohus leidis, et absoluutselt suveräänsus, top 3 põhimõtteliselt asi, võiks öelda kohe peale viilutatud leiba ja lepingu sõlmimispidusid, et kindlasti väga oluline, et kindlasti, nagu tänapäeval öeldakse, match recommend, aga paraku antud olukorras me oleme jõudnud järeldusele, et Saksamaa suveräänsus on tore asi, aga kõigil teistel lepingu osapooltel on õigus seda suveräänsust enda kasuks piirata, sellepärast, et ärme hakka siin süvenema sellesse, miks te nõustusite selle kokkuleppega, aga kuna te nõustusite, siis on niimoodi. Natuke nagu korteriühistu koosolek lihtsalt selle erinevusega, et nagu väga vähestes ühistutes on mingid tüübid, kellel on armee ja relvad ja kes ütlevad, et me tõmbame siin suuremat sorti maailma ekspeditsiooni uuesti käima, kui te pangalaenu jäägi suurendamist ei toeta, aga remondifond for life, uus tetoveering igal kaelal. Ja seal enamuse otsusest siis Wimbledoni kaasusest 1923 kohus rääkiski sellest, et Kiili kanal tore asi ja kuidas siis kõigil on kohustused ja õigused ja üks õigusi on see, et saad seda Kiili kanalit vabalt läbi pääseda ja kõik need asjad. Meil veel ÜRO mereõiguse konventsiooni on, nii et me vaba läbisõidu või piiramata läbisõidu õigusest rääkisime sellisel teoreetilisel tasandil ja rohkem nagu merelõvid, merehundid teadsid väga hästi, et on olemas, aga härrased eliitesteed juristid ei olnud väga kursis, sest enamusel neist on ju reisijad ei meeldinud, siis jääd merehaigeks, aga see lause, mis sealt paragrahvist välja tuleb, on selles mõttes praktikas hästi oluline, nad põhimõtteliselt pööravad selle riigi suveräänsuse riigi enda vastu. Ehk siis, et jah, teie olete alfa ja omega, aga kui sa otsustad milleski kokku leppida, siis selles mõttes ma saan sellest lausest aru, et on täiesti mõistlik öelda riigile, et aga te ju nõustusite kokkuleppega, mis teil siin nagu enam jonnida on, et selle nii-öelda varjupoolte peale oleks pidanud varem mõtlema. Siin muidugi taaskord on olnud mainida, et nagu seal Saksamaal väga midagi mõelda ei olnud, et nad olid suhteliselt nagu raskes olukorras ja me taaskord jõuame selle niinimetatud ebavõrdsete lepingute doktriini juurde, the doctrine of the unequal treaties, millest muuhulgas saavad me, see on tuttav ka Balti riikidele ja Eesti Vabariigile, baaside leping, me nõustusime, aga ega meil nagu väga üks varianti ka ei olnud mitte nõustuda, sellepärast, et idanaaber ähvardas ja sõna otseses mõttes surm seisis silme ees. Et toonased otsused selles valguses muidugi on tõlgendatavad teistmoodi.
kui nad oleks võib-olla siis nii-öelda sellises klassikalises lepinguõiguslikus vormis. Ja siin muidugi on võib-olla sellise kõrvalmärkusena paslik mainida, et lepinguõiguse aluseks rahvusvahelisel tasandil on leping, jah, selline pulllugu, et asi iseeneses rohkem kui Füruns, aga selline väike, ma ei teagi, Deus Ex Machina äkki või. Et see on 1969. aasta Viini rahvusvaheliste lepingute konventsioon, mis muuhulgas paneb paika selle, et kes on kus ja mis on kes, aga selle väljatöötamisel osalesid erinevad eriraportöörid ÜRO rahvusvahelise õiguse komisjonist. Kõik 4 olid Ühendkuningriigi juristid. Üks neist, Sir Hersch Lauterpacht, oli sündinud Lvivis, Ukrainas, kuid hiljem siis põgenenud Mandri-Euroopast, ta sealt jõudis Saksamaale, aga oli sunnitud eelmise sajandi alguskümnenditel Mandri-Euroopast udusesse Albioni liikuma, sest maad võttis selline väikest viisi viha teatud gruppide vastu, mille eesotsas oli Austria-Ungari kuningriigis sündinud kapral, kes nagu sellega ikka läheb, et kui sa piisavalt kaua kedagi koolis kiusad, siis mõni satub depressiooni ja hakkab kirjutama raamatuid Übermenschist, aitäh sulle Friedrich Nietzsche. Ja mõni lihtsalt läheb to the max kettasse, kolib naaberriiki ja hakkab selle riigipeaks ja siis naaseb kodumaale koos pundi lateksis noorte meestega, kelle hobideks on muuhulgas uste sisse löömine ja inimeste küüditamine. Et see on selline ohtlik trend, mis mõni võiks öelda on tänapäeval tagasi, sest ajaloo ratas ringi käib, aga see on natuke teistsuguste taskuhäälingute ampluaas, ma arvan, arutleda selle üle, et kui kolmas on sinu raih, et või nüüd siis vastu, või ütleks juba 4. Et lepingute puhul on siin oluline see, et professor Lauterpacht, kelle saavutustulka muuhulgas kuulub ka inimsuse vastaste kuritegude koosseisu loomine. Ta panustas väga aktiivselt niinimetatud Londoni hartasse, mille alusel 1946. aastal loodi Nürnbergi tribunal ja on ka väga detailselt dokumenteeritud muuhulgas tema poja Elihu poolt, kellest sai tema mantlipärija Cambridge ülikoolis nii professorina kui ka hiljem Sir Hersch Lauterpachti nimelise rahvusvahelise õiguse keskuse uurimiskeskuse direktorina, siis on väga hästi dokumenteeritud tema koostöö Ameerika Ühendriikide süüdistustiimi liikme ülemkohtu kohtuniku Robert H. Jacksoniga, kes muuhulgas veetis märgatavalt palju aega ettevalmistuste ajal Cambridge'is, Inglismaal. Miks ma ütlen Cambridge'is Inglismaal, sest muidu äkki mõni spetsialist arvab, et ma räägin Cambridge, Massachusettsist, kus asub Harvard University. Cambridge'is Inglismaal ja nad arutasid Lauterpachtiga just muuhulgas seda küsimust, et kuidas tuua üksikisik rahvusvahelise õiguse subjektide perekonda, sest Hersch Lauterpachti üks suurimad, kui mitte kõige suurem panus rahvusvahelise õiguse teooria valdkonnas on nii-öelda siis inimese kui subjekti doktriini rahvusvahelise õiguse keskmisse
seadmine tema ühes legendaarses raamatu, kõik tema raamatud, ma võiks öelda võib-olla legendaarsed, aga oma traktaadis The Function of International Law ta muuhulgas keskendub väga aktiivselt sellele, kuidas rahvusvahelist õigust peaks kasutama üksikisikute kaitseks ja siin muidugi räägib tema taust ja kogemus, tema elust ja huvidest Lvivis ja väljaspool seda on väga huvitavalt kirjutanud professor Philip Sands oma raamatus East West Street, mida ma siin olen varem ka maininud, kus siis ta võtab kokku genotsiidi ja inimsusevastaste kuritegude mõistete tekkeloo läbi Hersch Lauterpachti ja Raphael Lemkini, kahe sama linna poisi eluteede. Et mõlemad olid Nürnbergis ka kohal. Lauterpacht istus suisa süüdistuslaua taga koos Jacksoniga. Lemkinile paraku oli antud koht aknapoolses reas, sest tema genotsiidi mõiste Londoni hartasse jõudnud genotsiidi ennetamise konventsioon sai teoks 2 aastat hiljem, 1948. aastal. Ja samal aastal, 10. detsembril, sellest ka rahvusvahelise inimõiguste päeva daatum, võeti vastu ühinenud rahvaste organisatsiooni egiidi all inimõiguste ülddeklaratsioon, The Universal Declaration on Human Rights. Seal küll mõned ajaloolased ja õigusteadlased omavahel natuke madistavad selle üle, et kes selle tegelikult kirjutas, kas ainult Lauterpacht või oli seal teisi osalejaid. Eks see oli selline ühistöö, seda ekspertide gruppi juhtis proua Eleanor Roosevelt, kelle abikaasa Franklin Delano Roosevelt oli Ameerika Ühendriikide president ja nagu me ajaloost teame, pererahu huvides on mõistlik, et perekonnas oleks kõigil võimalik endast maksimum anda ja proua Roosevelt oli suurepärane valik, sest tegu oli väga, väga erudeeritud ja väga poliitiliselt aktiivse naisega oma ajastu kohta ja samuti oli tegu ka inimesega, kes väidetavalt suutis väga, väga edukalt nii-öelda diplomaatias laveerida erinevate seisukohtade vahel, sest viimase märkusena, enne kui ma naasen tagasi lepingu õiguse sisu juurde, on see, et Hersch Lauterpacht on kirjutanud ka või avaldanud suurepärase artikli pealkirjaga Universal Declaration on Human Rights, kus ta muuhulgas tsiteerib väljavõtteid stenogrammidest, mis on siis seotud selle töögrupi tööga ja seal on väga selgelt eristuvad erinevate maailmavaadetega riikide ja külma sõja osapoolte vastastikku võitlevate osapoolte huvid. Et kui kellegi huvi on, visake pilk peale, Hein Online'is saab näiteks väga edukalt kätte. Ja seal näiteks tsitaadid kommunistliku leeri esindajatelt panevad väga selgelt paika selle, kui väga nad ei taha seda. Kus härrased kindralid muuhulgas, näiteks tsiteerides Nõukogude Liidu konstitutsiooni ütlevad, et meil ei ole mingit eraldi inimõigust kui sellist vaja, sest sotsialistikis riikides juba sul on kogukonnaõigused ja partei kaitseb ja ei pea muretsema. Et selline ajaloolist väga huvitav lugemine. Aga oma panuses 69. aasta konventsiooni ettevalmistusse oli professor Lauterpacht ainus ülejäänud 3 härrasmeest, mitte nüüd selles mõttes, et ma paraku pean siin tõdema, et mul järjestus ei ole täpselt meeles, aga minu mälu järgi alustas kogu selle asjaga Lord McNair võib-olla. Aga siis Lord Arnold de McNair, James Leslie Brierley ja Sir Gerald Fitzmaurice, kõik 3 väga, väga kuulsad, väga lugupeetud spetsialistid ja advokaadid oma jurisdiktsioonis olid kõik common law taustaga. Professor Lauterpacht oli siis meie mõistes sellise Mandri-Euroopa õigusperekonna ja positivisti taustaga teadlane, kes küll saabudes UK-sse selle jaoks, et jätkata akadeemilist tööd, oli sunnitud kirjutama veel ühe doktoritöö
mis valmis tal London School of Economics and Political Science egiidi all ja tema juhendajaks oli Arnold McNair. Ja see töö on minu meelest tänase päevani väga-väga oluline traktaat, mis muuhulgas siin rääkijas ärgitas sügavat huvi rahvusvahelise õiguse vastu 21 aastat tagasi. Ühel juulikuu päeval hakkas ta seda Meleski külas Viljandimaal lugema ja sealt see põhjapanev allakäik sureva rahvusvahelise õiguse Stixi jõkke, liiga palju metat, algusega sai. Aga professor Lauterpacht kirjutas oma teise doktoritöö eraõiguse printsiipidest ja analoogiast eraõiguse printsiipidega rahvusvahelises õiguses. Inglise keeles on pealkiri Private Law Sources and Analogies in Public International Law with Special Reference to Arbitration, ehk siis seal ta võtab sellise, ta seostab Rooma õigust common law'ga ja räägib sellest, kuidas siis nii-öelda rahvusvahelisel tasandil levinud printsiipe saab seostada siis õigusajaloo ja positiivistliku vaatevinkliga ning tal on seal eraldi siis just selline praktiline peatükk selle kohta, kuidas rahvusvaheline arbitraaž töötab ja kuidas tema näeb seda arbitraaži kui kõige kindlamat viisi õiguse tema jaoks tollel ajal kaasaegse rahvusvahelise õiguse ja läbi selle rahvusvaheliste kokkulepete tõlgendamise ja õigusajalooga seostamise viisis. Selleks nüüd jube keeruliseks lauseks, vabandust. Ehk siis, miks see on huvitav raamat? Raamat on huvitav sellepärast, et mina isiklikult tunnistan, et ma sain sealt raamatust suurepäraseid illustratsioone maksiimidele ja kontseptsioonidele, millest Rooma eraõiguse aluste loengutes professor Kelly väga köitvalt rääkis ja Elmar Ilusa raamatus oli ka nii mõndagi kirjutatud, aga nii-öelda haamriga pähe B-molli tuli ahvile sealt raamatust, sest seal olid kohtulahendid lahti kirjutatud nii-öelda siis argumentide taasesitused ja tekkisid teatud seosed tänu dotsent Kasaku loogikatundidele. Et kui ette satub, siis soovitan lehitseda. Jällegi Hain Online Classic, siis saab PDF-ina kätte ja igati väärt ajaviide. Ja usun, et on illustreeriv ja abiks ka tänapäeval. Ja professor Lauterpachti suurim panus minu arvates rahvusvaheliste lepingute õiguse konventsiooni arengus oli see, et ta küll jäi alla ülejäänud 3 kolleegile, kes leidsid, et leping on leping. Ehk siis 1969. aasta konventsioon on kantud rahvusvahelise lepingu kui kontrahti vaimust. Ehk siis praktikud kirjutasid rahvusvahelise dokumendi riikidele, kus nad põhimõtteliselt täiesti arusaadavatel põhjustel kasutasid neid samu siseriikliku õiguse analoogiaid, et luua raamistik, mille sisu oleks siis siseriikliku lepingu õiguse ülekandmine riikidele kui õigussubjektidele. Ja Lauterpacht oli ainus eriraportöör, kes oma arvamustes rõhus sellisele mõni võiks öelda eetika aspektile, samuti ma tean tänapäeva Eestis trigger word, red flag, kõik need asjad, meil on positiivistlik riik, eetika tuleb meil Riia loomajast ja ei ole siin mingit politseijuhtide eetikaga sidumist esimese astme Riigikohtus. Meil on tõsine riik. Absoluutselt. Hashtag kiilakad vangi. Lihtsalt professor Lauterpacht leidis, et selle jaoks, et riikidel oleks mingitki initsiatiivi lepingutest kinni pidada.
šokeeriv, ta nägi ette, et kõik lasevad üle, vau. Kuidas ta küll seda teadis, kas see võis olla seotud kõigi nende kokkulepetega, mis oli tema koduriigi ja naabrite vahel seoses sellega, et noh, et ei tuleks appi ja vajadusel siis nagu, või et riik kaitseb sind selle eest, kui mingid tüübid otsustavad, et sa kuulud nõka valesse gruppi ja sind tuleks võib-olla ära kaotada. Lauterpachtil oli selles mõttes karm elu, et Euroopast pääses peale tema suguvõsast ainult minu mälu järgi tema venatütar, kelle päästmisest ta aktiivselt abikaasaga osales ja neil õnnestus tüdruk UK-sse saada läbi erinevate võrgustike ja onu juurde elama siis nii-öelda, mis oli talle väga-väga tugev löök, sest tema abikaasa perel teps nii hästi ei läinud. Ja Lauterpacht leidis, et rahvusvaheline kokkulepe on midagi rohkemat kui lihtsalt paberile kirja pandud sõnad ja laused, vaid et riigid peaksid nägema nendes kokkulepetes ikkagi ülimat õigusriiklikku väljendust, et ta oli vast, ma isiklikult arvan kantud sellisest positiivistlikust konstitutsionalismist. Näiteks professor Jeremy Waldron on kirjutanud fantastilise essee pealkirjaga konstitutsiooniõiguse normide erisusest, kus ta arutleb selle üle, et üks filosoofiliselt, et mis siis teeb põhiseaduse sätetest sellised rohkem nagu tuumakamad õigussätted kui ükskõik millisest muust selle põhiseaduse alusel vastu võetud õigusaktist. Ja teine oli muidugi arvatavasti Lauterpachti lootus, et kui riikidele süvendada, et lepingud on midagi rohkemat kui lihtsalt sõnad paberil, et siis äkki selliseid barbaarsuseid enam ei kordu, aga siin ma aupaklikult kummardan oma kunagise kursuse kaaslase ees, kes ühel ilusal kevadpäeval Lauterpachti uues kodulinnas või kunagis kodulinnas Londonis ütles mulle hästi kenasti, et tead sa asja, et aga mis ikka oma pead murrad, see Lauterpacht oli ju kapi loomuõiguslane. Mis kui selle peale mõtlema hakata, on selline väga ilus viis, kuidas öelda, et inimene, kes oli treenitud järgima positiivistlikku õiguskorda, ehk siis kui pole postuleeritud nii-öelda suverääni käsuna, kas ta siis on õigus. Ikkagi omas seda usku sellesse, et inimesed võib-olla ikkagi on võimelised olema toredad ja head ja üksteise vastu sõbralikud ja lootis seda kuidagi õigussüsteemi üle kanda, tal paraku muidugi ei õnnestunud, aga laias mastaabis, aga vähemalt üritus. Ja siin peab talle selle eest igati tunnustust andma ja professor Lauterpachti panus rahvusvahelisse õigusesse on oluline tänase päevani. Ja huvitav on mõelda, et on vähe neid professoreid, kelle märkmed on välja antud eraldi nii-öelda traktaadina, et Sir Elihu Lauterpacht, professor Ernst Lauterpachti poeg, on avaldanud, kui ma mälunud veidi kokku, 5 köidet, mis kahjuks on trükist väljas, kuigi mine tea, äkki Cambridge ülikool ikkagi kunagi otsustab nad uuesti kas trükki lasta või ära digitaliseerida, aga 5 köidet oma isa avaldatud ja ka avaldamata mõtteid artiklite ja erinevate esseede ja märkmete näol, mis kannavad sellist üldist pealkirja International Law Being the Collected Papers of Sir Ernst Lauterpacht, ehk siis rahvusvaheline õigus olles Sir Ernst Lauterpachti kogutud teosed. Et selline homaaž mitte ainult isale, vaid ka suurele õigusteadlasele ja
ja igati eeskujulikule ja järgimist väärivale mõtlejale nii õiguse kui ka arvatavasti ajaloo ja poliitika ja paljude teiste kaasuvate teadusharude aspektides, sest Herz Lauterpachti võib igati põhjendatult pidada renessansi ajastu meheks, sest oli tal hobisid ja oli tal ka huve väljaspool õigust, mille ta kõik kenasti oma põhitegevuviisiga kokku sidus. Ja 1969. aasta Viini rahvusvaheliste lepingute konventsioon selles mõttes väljendab ikkagi teatud osas arvatavasti ka Lauterpachti vaimu, et oma olemuselt on ta küll suhteliselt selline lepinguõiguslik dokument, mida leping olema peab, aga igatahes ta nüüd ei lähe nii sügavuti sellesse, et mis need vaated võiksid olla, aga ta annab meile ikkagi väga konkreetse seose lepinguõiguse ajalooliste printsiipidega ja annab meile tööriista, millega rahvusvahelisel tasandil vähemalt üritada subjekte omavahel kokku tuua. Kuigi praktikas peab muidugi tõdema, et ta on maru populaarne rahvusvaheline leping, šokeerival kombel. Ehk siis, et ta on küll vajaliku arvu ratifikatsiooni kokku saanud, ehk siis ta on nii-öelda jõustunud, aga suurtel poistel suured huvid ja nende suurte huvide hulka ei kuulu enamasti enese sidumine kokkuleppega, mis ütleb sulle, et sa pead kokkuleppeid täitma. Sest samas lepingus on selline nunnu säte, mis ütleb, et rahvusvahelisest lepingust tekkivad hüved rakenduvad kõigile, aga kohustused ainult lepingu osapooltele. Mis samas ju teatavasti ka lepinguõiguses meile tuttav mõte on, et sa ei pruugi olla lepinguga ühinenud, aga vahest võib juhtuda, et saad mõnda hüve endale. Näiteks tasuta internetti kuskil, keegi teine maksab arvedega ja täidab oma kohustusi. Aga sina lähed ja naudid väikest frappuccinot või pumpkin spiced lattet, minu meelest peaks olema keelatud, sest kui sa tahad kõrvitsed, siis söö kõrvitsed, miks sa peaksid kõrvitsed kohvi sisse panema. Aga kui me juba nii drastiliseks oleme läinud, siis mina ootan seda ilusat aega, millal meie vapras väikeses Eesti Vabariigis jõuluajal saab mitte ainult kõrvitsa maitselist, vaid ka verivorsti ja hapukapsa maitselist kohvi. Sest siis me oleme saavutanud tõelise vabaduse ja tõelised lahendused meid muidu nii tihti vaevavatele esimese maailma probleemidele. Aga sellel positiivsel noodil, kallis kuulaja, sooviks ma praegu öelda adjöö. Ja kui tulhu ja kardiovaskulaarsete haiguste ennetamiseks mõeldud ravimid aitavad, siis mine tea, ehk kuuleme kunagi jälle. Ja kui see peaks olema minu viimane salvestus, siis mäletage mind pilla-palla laiali nagu segasuma suvila, aga vähemalt üritamas lauseid ritta seada. Teiega oli Eesti Juristide Liidu taskuhäälingu paragrahv, erinumber, sõnu üritas ritta laduda ja mõtteid mitte formuleerida. Aleksandr Popov, tänud kuulamast.